Nii, natuke läheb aega. Ja salvestus on käivitunud ja nüüd ma annan sõna üle Kailile, kes siis räägib sellest, millest täna täpselt juttu tuleb. Palun, Kaili. Tere hommikust kõigile meie koostööpartneritele ja kolleegidele, kes meid täna siin kuulavad. Tahtsin kohe alustuseks öelda, keegi vist vaigistas mind vahepeal. Tahtsin alustuseks öelda, et täna me kindlasti ei suuda katta kõiki looduskaitseseaduse muudatusi ja seetõttu me selle tänase KOV-i hommiku oleme keskendunud ehitusõiguse teemadele ranna ja kalda kaitsevööndites. Ja mida me oleme nüüd tahtnud eriti rõhutada on see, et selle 1. septembrist jõustuva looduskaitseseaduse muudatusega on kohalike omavalitsuste vastutus keskkonnakaitsel oluliselt suurenenud ja me tahaks seda väga teile südamele panna, et me teame, et Eesti veekogud ei ole heas seisus ja nende seisund on ajas halvenev, mitte paranev ja meil vist kellelgi on mikrofonid lahti, et see jääb meil kahjuks ka salvestuse peale. Ja et seetõttu me kindlasti palume kohalikel omavalitsustel, kelle otsustusruum nüüd oluliselt laieneb, meeles pidada, et ka teil on vastutus kaaluda ranna ja kalda kaitse eesmärke ja mõelda selle peale, millised on üleujutustega ja tulvavettega seonduvad riskid. Ja need ei ole mitte ainult see, et inimeste vara võib otseselt kahjustada saada, aga nendega kaasnevad ka keskkonnariskid ehk üleujutustega satub veekogudesse, põhjavette, väga palju sellist, mis tegelikult on inimese enda tervisele kahjulik. Et ma palun väga, et kes on nüüd jätnud oma mikrofonid lahti, siis palun sulgege oma mikrofonid. Kes ei ole ettekandja, sest praegu kõlab kuskilt väga tugevalt läbi kellegi jutt ja see jääb salvestusele. Nii et Mari, ma palun sind kui korralda, et kas sa saad vaigistada avatud mikrofoniga teisi kõnelejaid? Ma ei näe kahjuks, kellel mikrofon töös on. Väga huvitav. Oota, ma panen korraks kõikide mikrofonid kinni. Jah. Nüüd, Kaili, tee oma mikrofon lahti, vaata. Jah, tegin lahti, et nüüd läks natukene paremaks. Et ühesõnaga, meie sõnum on see, ikka keegi räägib peale. Et äkki sa, Mari, saad veel korra sulgeda. Nii, ma tegin nüüd enda mikrofoni veel kord lahti. Ehk teisisõnu, Keskkonnaamet jääb kindlasti nõustajaks ja partneriks. Me proovime aidata teid erandite kohaldamise, selgitamisel ja nii edasi. Aga et me väga rõhutame seda, et suhtuge igasugusesse loodusmaastikele arendustegevuse laiendamisse ülimalt ettevaatlikult ja mõelge alati ka meie riigiarhitekti sõnadele, kes on öelnud, et hajaasustuse laienemine on väga suur koormus kogu ühiskonnale, sest sellega kaasneb igasugune taristuarendus ja see on väga suur koormus ka keskkonnale ja alati peab olema väga-väga põhjendatud, et seda lubada. Ja selle mõttega ja manitsusega annaksin ma hea meelega sõna nüüd meie siis looduskasutuse osakonna peaspetsialistile Anne Sulale, kelle vastutusvaldkond ongi igasugune ehitusõigus, sealhulgas siis ka ehituskeelu vööndites toimetamine veekogude piirangutega vööndites. Nii, tere, mina olen Anne Sula ja hakkame siis minema. Vaatame, mis looduskaitseseaduses muutunud on. Ma jagan akent. Kas on nähtav? Jaa, ilusti on näha. Väga hea. Nii, hakkame siis minema.
Oluline, mis muutub alates 1. septembrist ehituskeeluvööndi ja ka piiranguvööndi ja lisaks ka veel veekaitsevööndiga seoses on see, et kõikide veekogude kaitsevööndite arvestamisel üleujutusala ja siis kaitsevöönd, siis nüüd mõõdetakse kõikide kaitsevööndite laius põhikaardi järgsest veepiirist. Ja veekogude kaitsevööndid kattuvad üleujutusalaga. Ehk siis jätke see meelde, et mõõtmine toimub põhikaardi järgsest veekogu veepiirist. Oluline muudatus on see, et veekaitsevööndi ulatus ja kitsendused viiakse veeseadusesse üle. Looduskaitseseadus neid piiranguid enam ei reguleeri ega ka ulatust ja ka siin siis veekaitsevööndid hakatakse mõõtma veepiirist. Kordasin üle. Nii. Kuidas siis nüüd veekogu kaitsevööndite ulatuse arvestus muutub? Siin on toodud nüüd üks joonis, mis on väljavõtte Riigikogus toimunud looduskaitseseaduse menetlusest, mis iseloomustab, kuidas tuleb arvestada ehituskeeluvööndi ulatust, aga see põhimõte kehtib ka piiranguvööndi ulatuse määramisel. Üldpõhimõte on see, et kõigepealt, kui on tegemist üleujutatava alaga, siis lisatakse sellele veepiirist tavapärane ehituskeeluvööndi ulatus ja vaadatakse, kumb nendest vöönditest kaugemale ulatub. Ehk siis kas kaugemale ulatub üleujutusala või ehituskeeluvöönd ning kaugemale ulatuva vööndi piir ongi ehituskeeluvöönd. Täpselt sama kehtib ka siis piiranguvööndi määramisel. Ja kui nüüd vaadata otsast peale, sest ma ei tea, palju te sellega kursis olete, siis otsast peale lühidalt on siis niiviisi, et kõigepealt, kui teil on olemas üleujutusala, siis mererand on igal pool korduvalt üleujutatav, siseveekogud mitte kõik igal pool. Siis kui kõigepealt on olemas üleujutusala, siis sellele panete kattuvalt peale ehituskeeluvööndi ulatuse või siis ka piiranguvööndi puhul piiranguvööndi ulatuse ja milline joon kaugemale ulatub, see ongi siis ehituskeeluvöönd või siis ka piiranguvöönd. Kui teil nüüd on küsimusi, siis võite kohe küsida, kui keegi ei saanud aru, siis andke kohe märku. Nii, kui küsimusi ei ole tulnud. Tere, mina küsiks. Jaa. Ja üleujutusala, kas see on sama, mis on korduva üleujutusala, mida näitab Maa-ameti kaart? Ja seal on korduv üleujutusala kord 10 aasta jooksul, kord 50 aasta jooksul, kord 100 aasta jooksul, kord 1000 aasta jooksul, et milline joon tuleb arvesse võtta? Ja kõigepealt ütlen selle kohe ära, et korduvalt üleujutatava ala ulatuse määramine ei muutu. See tuleb üldiselt määrata siiski üldplaneeringuga. Kui üldplaneeringuga seda määratud ei ole, siis tuleb arvestada mererannal 1 meetri kõrgusjoont ja siseveekogudel siis lähtuvalt on siis mullastiku piirist. Ehk see kuidagi ei muutu. Kui nüüd Maa- ja Ruumiameti kaardirakendusel on näidatud need 10 ja mis aastate ulatuses üleujutusala, siis see on üleujutusohuga ala. See ei ole see. Ehk siis tuleb üldplaneering või kui üldplaneeringus ei ole määratletud, siis tuleb see 1 meetri kõrgusjoon. Okei, selge. Aitäh. Mulle tundub, et mul on veidikene teine ettekanne vist. Nii, ma vaatan kohe, Meie näeme küll praegu seda sinu viimast skeemi.
No selge, siis on ükskõik kõige. Lähme edasi. Nii. Kui küsimus ei ole, siis vaatame edasi, millised erandid kehtivad nüüd ehituskeeluvööndis ehitamisel. Ehk siis muutuvad nii lõige 4, paragrahv 38 kui ka lõige 5. Ehk siis esmalt vaatame kõiki neid erandeid, mis lubavad ehitamist ehituskeeluvööndis. Ja esmalt siis hajaasustuses on lubatud olemasoleva elamu õuemaal. Kui see on õiguslikul alusel ehitatud, kui sellel on õiguslikul alusel ehitatud hooned, siis nendest hoonetest maismaa suunas või ka nendest veepiiri poolsema hoonega samal kaugusel veekogust on lubatud ehitada uusi ehitisi. Ehk siis paremal pool on illustreeriv joonis, mis näitab ära, et kui hajaasustuses on olemas elamu, selle ümber on õuemaa, siis õuemaa ulatuses on kõige veepiiri poolsemast hoonest lubatud ehitada maismaa suunas või selle hoonega samal kaugusel uusi ehitisi. See erand kehtib nii hoonetele kui ka rajatistele, aga tingimus on, et need ehitised ei tohi olla veekaitsevööndis. Enno lehvitab käega, võib küsida? Ja ma kohe täpsustaks üle, et siin läbi aja on olnud alati teema, et kui on mõni hoone olnud õuemaal, ja see on kuidagi dokumentidega tõendatud, aga aja jooksul on see ära lagunenud. Kas see vana tõendatud hoone asukoht võib olla ka aluseks või ainult eksisteeriv hoone? Ainult eksisteeriv hoone. Aitäh. Vundament ei ole selleks aluseks. Peab olema ikkagi päriselt olemasolev hoone. Sest nii ka seadus ütleb üheselt olemasoleva elamu õuemaal ehitatud hoonest, ehk siis hoone peab olema olemas. Ja siin beeži kastiga on siis toodud need välja tingimused, mis peavad olema olemas, et siis saaks ehitada ja rohelise viirutusega on näidatud see ala, kus kohas siis ehitada tohib. Nii rajatisi kui ehitisi kui ka hooneid. Nii, järgmine variant erandist on tihe asustusalal. Vabandust, Anne, soovib veel. Aivar soovib küsida midagi, palun. Mikrofoni peab avama. Aivar Aruja, palun. Vabandust, hetke ei olnud. Et mul on põhimõtteline küsimus. On ehitatud hoone. Kunagi on ju see vundament olnud ehitatud hoone. Siin ei ole, et ta peab olema säilinud. Ta on vahepeal lagunenud ära, aga ta on ehitatud hoone. Ja ta on ka ehitusregistris õiguslikul alusel vundament olemas. Vundamendi peale võiks teoreetiliselt uue hoone ehitada, sest siin minu arust seadus ei räägi, et see peab olema hoone. Tähendab, ei räägita sellest, et see hoone peab olema kasutuskõlblik, ehitatud. Ta on ehitatud kunagi, ta on lagunenud, nüüd tahetakse taastada. Siin on teine olukord. Taastamine on endiselt lubatud, aga ehituskeeluvööndis üldregulatsioonina on ju keelatud uute ehitiste ehitamine. Ei, et tagasi küsis üks inimene, et on olemasolev vundament, mis on sellest olemasolevast elamust sissepoole või vee poole ja te ütlesite minu arust, et seda ei tohi taastada. Ja siin on olevast hoonest, ehk see ütlebki ära, seaduse tekst ütleb olevast, ehk see peab praegu olema hoone ja see on ka seadusandja mõte olnud. Et kui ta praegu enam hoone ei ole, ta võib olla amortiseerunud. Ma tahaks ikkagi vaielda, õiguslikul alusel ehitatud hoonest, see lagunenud vundamendile ehitati kunagi õiguslikul alusel hoone. Aga ta ei ole olemas enam. Aga siin ei räägita, siin räägitakse õiguslikul... Mitte olnud, vaid olevast, see on oleviku vorm, et see on seadusandja mõte olnud.
Ei peab ole praegu vast olema õiguslikul hoone. alusel ehitatud hoonest. Ei, vaadake Võib-olla siis teksti. juristide, sest et siit loeb välja seda, ta õuemaale olevast õiguslikul alusel ehitatud hoonest. Ei ole öeldud, kas see peab olema täna püsinud. Ei, see Siis see oleks pidanud siin olema täna olemasolev õiguslikul alusel, aga õiguslikul alusel ehitatud hoonest. Okei, meil ei ole mõtet, see on vist juriidiline vaidlus. Aitäh teile. Jah, ma lihtsalt nii palju toonitan veel üle, et hoone peab olema olemas. Ehk siis hoonest, mitte vundamendist ei ole lubatud. Ja teine asi on see, kui on kunagi olnud hoone seal, siis taastamisena on ju lubatud endiselt hävinud hoonet või ka ehitist taastada, kui selleks on olemas taastamist võimaldavad dokumendid. Et taastamine ei ole uue hoone ehitamine, see on lubatud. Enne kui nüüd Maarja Maranikule sõna anname, kes ka on soovinud küsida, siis ma juhin tähelepanu sellele, et eesti keeles lingvistiliselt, kui on olev, siis see on praegune aeg ehk olev hoone on sõnaselgelt. Siin ei ole hajaasustus olemasoleva elamumaal, õuemaal olevast, mitte olnud õiguslikul alusel ehitatud hoonest, vaid olevast, see on kestev aeg, mis tähendab seda, et see hoone peab praegu olemas olema, et see erand kehtiks. Aga Maarja Maranik soovis ka küsida. Ja just, et on mind kuulda. Ja. Okei. No tegelikult minu küsimus on Aivariga natukene samasugune või sarnane, aga ma laiendan veel seda selles mõttes, et meil on suhteliselt palju hooneid, mis on millalgi tehtud ja millel ei olegi mingisuguseid dokumente. Ehk siis oletame nüüd, et ongi olnud siis vare seal, sinna peale on uuesti taastatud midagi ja nüüd inimene tahab seda seadustada ja tahab sinna juurde midagi ehitada. Kuidas me seda siis käsitleme? Mitte erandina. Ehk teisisõnu, tegelikult alustama peab sellest, et millal see on sinna ehitatud. Võivad olla hooned tõesti väga vanad, millel ei ole dokumente, mis on enne üldse ranna- ja kaldakaitse vööndite kitsenduste tekkimist rajatud ja siis need loetakse õiguslikul alusel olevat püstitatud hooneteks. Ja seadustamine on ju alati võimalus. Me praegu räägime eranditest, eks, et millisel juhul on inimestel väga suhteliselt lihtsamalt võimalik siia ehitada, aga kõik muud võimalused säilivad ju ka, et kõik ei pea lahendama alati eranditega. Okei, aga teine küsimus ka, et me räägime siin praegu eramutest, on ju, aga kui on äripind, ettevõtlusega tegemist, siis see erand ei kehti. See on elamu ainult elamule on see sõnastatud, see erand. Ehk siis, kas ma saan õigesti aru, et kui täpselt samasuguses olukorras, nagu teil praegusel pildi peal on, oleks mingisugune ettevõtlusega seotud hoone, siis sinna juurde ehitada midagi ei saa? Nendest eranditest me räägime veel. Need variandid tulevad, me ühe erandipunktiga ei saa kõiki olukordi lahendada. Selge, aitäh, ootan. Ma nii palju veel ütlen, et nendele slaididele ma olen juurde lisanud ka selgitused kaldkirjas Riigikogu menetlusdokumentidest looduskaitseseaduse seletuskirjast. Neid te saate hiljem lugeda ja nendega tutvuda. Ma näitan allikat aadressile viimasel slaidil. Et need avavad looduskaitseseaduse mõtet seadusandja vaatest veidi lähemalt ja see on alati hea hiljem teil läbi lugeda ja tutvuda, siis te saate seadusandja mõttega lähemalt tutvuda ja sellest aru. Aga kui küsimusi ei ole, lähme edasi. Sander Kask tõstis veel käe. Nii, lähme tagasi. Ja nüüd on kuulda. Jah. Seadus ütleb, et olemasoleva elamu õuemaal asuvast hoonest sisemaal poole. See on kirjas, et see peab olema elamus sisemaa pool ja see on kirjas, et see uus hoone peab olema õuealal. Ei, siin on öeldud, et ehitada võib õuemaal
ja olevast õiguslikul alusel ehitatud hoonest ja tõesti, see ei pea olema elamu, millest peab olema sisemaa poole, see võib olla ükskõik milline hoone. Ei ole. Kirjutatud on, et ehituskeeld ei laiene hajaasustuses olemasoleva elamu õuemaal olevast õiguslikul alusel esitatud hoonest maismaa suunas. Ja. Kuskil oli kirjas, et see uus hoone peab olema õuemaal. Ma arvan, et see vist on seal seletuskirjas avatud. Ja. Aga ma arvan, et see on seletuskirjas avatud. Ja. Et see tegelikult seadusandja mõte on siin praegu joonise peal kajastatud. Me võime seda seletuskirja, ma arvan, hiljem vaadata, aga ma olen natukene mures selle ajasurve pärast, et meil on 20 minutit läinud ja me oleme esimese sisulise slaidi juures, et me võtame selle mõtte praegu kaasa, me saame hiljem sellele siis täpsemad selgitused ja tõlgendused anda, ma arvan. Ilmselgelt on valus küsimus. Ei, ta ei ole meie jaoks valus, meie ei võta seda ju isiklikult, meie oleme ikkagi nagu riigi seaduse täitjad ja seaduslooja on keegi teine, aga õuemaal võib ehitada, meie näeme seda küll niimoodi ja vist on ka nii mõeldud. Sest muidu ei oleks seda õuemaa seal üldse nimetatud. Tere, minu poolt ka olen Kliimaministeeriumi esindaja, kinnitan, et erand kehtib õuemaale. Aitäh. No, eks me siis saame kohtu otsustest selle lõpuks teada, kuidas see tegelikult on. Nii, aga lähme edasi. Teine erandi punkt räägib tiheaastususalast ja erandina on lubatud välja kujunenud ehitusjoonest maismaa suunas, olemasolevate ehitiste vahel, uue ehitise ehitamine või ka siis olemasolevat ehitist laiendada. See nüüd olemasoleva seadusega ei muutu küll, aga seletuskirjas täpsustatakse selgemalt ära, mis on välja kujunenud ehitusjoon, sest see on tekitanud varem hästi palju eriarvamusi ja nüüd on seadusandja poolt siis täpselt sõnastatud, et ehitusjoonel, see välja kujunenud ehitusjoon peab moodustuma hoonetest, mis moodustavad selgelt tuvastatava joonelaadse objekti ja paiknevad ka üldreeglina külgnevatel maaüksustel. Mis on üldreeglina? See tähendab seda, et erandina võib nende katastriüksuste vahel olla kitsas teemaa näiteks või ka mõni liinikoridor, et sel juhul siis välja kujunenud ehitusjoon ei katke. Aga seda ei saa kindlasti tõlgendada nii nagu joonisel võiks olla, et kaks eraldi seisvat hoonet paremal pool, need kindlasti ei osale ehitusjoone moodustamises. Küll aga siin vasakul pool oranži punktiirjoonega on näidatud, mismoodi võiks asuda siis välja kujunenud ehitusjoon. Et jällegi lugege seletuskirja, seal on täpsustatud, mida siis seadusandja on mõelnud. Nii, kohe küsige, kui on küsimusi. Mina küsiksin, kas need olemasolevad hooned, teil on seal tähis EL elamu, kas need hooned peavad olema elamud või need on mingid kuurid, saunad, mis iganes asjad seal? Siin ei ole täpsustatud seadus seda, et see peab olema elamu. Jah, siin joonisel on märgitud elamu, aga see ei pruugi olla elamu, kui see on ainult õiguslikul alusel. Ehk siis kõik, mis on EHR-is nendest olemasolevatest hoonetest? Jah, need ehitised, mis on lubatud olnud ehitada, siis need osalevad ehitusjoone määramisel. Ja siis nende, ma ei tea, nurgapunktidest, mis tõmmatakse see joon kuidagi või? Kõige veepiiri poolsamast servast. Jah, siin joonisel on hästi lihtne olukord, aga olen pidanud ise neid jooni tõmbama. On päris palju tõlgendamisvõimalusi. No üldiselt reegel on, te saate vaadata ka niiviisi, et kui te võtate katastripiirid ära ja te vaatate põhikaardi järgset kaarti, et kas siis seal on nendest hoonetest kujunev joon, joonelaadne rida, et see peaks siis olema ehitusjoon. Kui sellist rida ei ole, et need hooned on ikka üsna hajali, siis seda ehitusjoont seal määrata ei saa. Et kas see võib olla abiks määramisel? Ma saan aru, et küsimus on
on selles, eks ju, et kas see joon peaks olema sirgjoon, selline nagu murdjoon või peaks ta olema sirge, aga et seda jah, seadusandja ei ole täpsustanud, nii et siin natukene sellist loomingulist vabadust on jäetud, mis meie Keskkonnaameti poolt lihtsalt soovitame, et võiks lähtuda sellest, et nad oleksid, need ehitised oleksid kaldast samal kaugusel, ehk pigem nagu kui on sellised natukene pikemad vahemaad ja see rannajoon on väga looklev, et siis lihtsalt keskkonnakaitselistel põhjustel ka võiks need ehitised jääda veekogust samale kaugusele. Et see võiks olla see mõte, sisu. Nii. Lähme edasi. Muutunud on kaldakindlustusrajatise ehitamise säte. Ka see on erandina lubatud, aga veidi on seda sätet täiendatud. Ehk siis kõigepealt tuleb arvestada, et looduskaitseseadus teeb vahet kaldal ja rannal. Ja kui erand räägib kaldakindlustusrajatisest, siis seda on lubatud rajada vaid siseveekogudel, sest kaldad on siseveekogudel ja rand on merel. Et siin tehke vahet. Siis seni on lubatud kaldakindlustusrajatise ehitamine vaid veepiiril. Siis nüüd on võimalus ka olulise üleujutusohuga riskipiirkonnas kaldakindlustusrajatist ehitada veepiirist kaugemal. Need olulised riskialad on määratletud ministri määrusega, et saate tutvuda jällegi seletuskirjas on selgitatud ja need riskipiirkonnad küll nüüd Maa- ja Ruumiameti kaardi rakendusel ära näidatud, siin te ei pea ise välja neid mõtlema ega ei saagi välja mõelda, sest need on ette antud piirkonnad ja kui sellisel alal esineb üleujutuse oht, ka näiteks kliimamuutuste tõttu, sademete tõttu, siis hoonete ja vara kaitseks on lubatud ehitada kaldakindlustusrajatist ka veepiirist maismaa suunas hoonete kaitseks. Küll aga tuleb tähele panna, et see erand ei kehti nüüd veekogule lähemale ehitamise võimaldamiseks, et eesmärk on siiski vara kaitseks ehitust võimaldada. Ja alati tuleb ka hinnata vähemalt eelhinnangu vormis mõju keskkonnale. Et see nõue jääb. Kas on arusaadav? Eeme Suur soovib küsida. Ja aitäh, täpsustaks lihtsalt korra, et nagu ma aru saan, siis kaldakindlustusrajatise rajamine ei muuda tegelikult ju ehitusõigust ehk siis ehituskeeluvööndit ega korduva ületujutusala piiri. Õige. Kas see on Ja. nii? Nii on jah. Et siis see ei tähenda seda, et ma ehitan kaldakindlustusrajatise ja selle tagant mul likvideerub või kaob korduv üleujutusala. Just, nii on ja samas ei ole ka sellise kaldakindlustusrajatise ehitamise järel põhjendatud lubada selle rajatise maismaapoolsesse serva siis uute ehitiste ehitamine, siis see ei ole selle mõte. See on ikkagi kaitserajatis. Margit Kuulman soovib küsida. Jah, tere. Küsin, et kas see kehtib ka maaparandussüsteemi avatud eesvoolude kohta, millel ei ole tegelikult määratud üleujutusala, aga need võivad hooldamatuse tõttu tekkida. Et kuidas nende puhul? Ei, need riskipiirkonnad on ikkagi täpselt paika pandud, kus see üldse kehtib see seaduse pügal. Ehk see kuidagi ei ole nagu mingisuguste, ütleme, tagantjärele tekkivate nähtuste puhul, eriti hajaasustusalas ka mitte ei kehti. Et see on ainult ikkagi tiheasustusaladel, nendes riskipiirkondades, mis on kindlalt nagu seadusega paika pandud, ära kaardistatud. Et see ei kehti maaparandussüsteemide eesvooludele? Kui see ei asu riskipiirkonnas. Jah, kui nad ei ole riskipiirkonnana määratletud, siis ei kehti. Aga kui nad on riskipiirkonnana määratletud, siis kehtib. Et praegusel juhul ma ei tea ühtegi maaparandussüsteemi eesvoolu, mis oleks määratud riskipiirkonnaks. No siis ei kehti, jah.
Selge. Siis erand ei kehti. Veel küsimusi? Ei ole praegu, et mine edasi, Anne. Lähme edasi. Nii. Erand muutub ka superranna teenindamiseks vajalike rajatiste osas, sest kui seni oli lubatud ainult rajatise ehitada, siis nüüd on lubatud ka kuni 20 ruutmeetrise pindalaga hooneid, välja arvatud majutushooneid. Ehk siis on lubatud selliseid väikehooneid ehitada, mis on mõeldud näiteks müügikioskina, rendiputkadena või tualetid või ka siis vetelpäästetorn või rannavalvetorn. See on ka siis seletuskirjas välja nimetatud, milliseid hooneid peaks või on mõeldud nende väikehoonete puhul. Ja kindlasti tuleb siis tähele panna, et see ei saa olla majutushoone. Nii. Kui küsimusi on, kohe küsiga vahele, muidu ma lähen edasi. Ma annan märku siis, kui on. Ja, just. Nii. Erandina on lisandunud, et on lubatud ehitada nüüd ka veekaabelliini. Kui seni oli lubatud ehitada maakaabelliini, vaid siis nüüd saab ka seda veekogus ehitada. Aga siin on oluline jälgida, et see on ainult tõesti kaabelliin ja sellega kaasnevad elektrirajatised, liitumiskilbid selle erandi punkti alla ei käi. Võib-olla ma kommenteerin, mis meil endale tuli päevakorda, et kolleegid naersid, et veekaabelliini ehitatakse ju vees, kus ehituskeeluvööndit ei ole, aga tegelikult on räägitud siis ikkagi tehnoloogilisest erinevast nii-öelda ehitisest. Ehk teisisõnu, veekaabelliinil on oma tehnoloogiad ja veekaabelliin võib ulatuda tegelikult maale. Ja lihtsalt on teatud liitumispunktidest alates loetakse seda veekaabelliiniks, mis hiljem suubub maismaalt edasi liikudes veekokku. Nii, ja siis on võimalik rajada ka riikliku keskkonnaseire rajatisi. See on siis pinna ja põhjavee seisundi välja selgitamiseks ja need alati ei saa neid rajada veekogust kaugele, või nad peavadki paiknema veepiiri lähedal. Et see erisus on ka nüüd lisatud. Ja selgitus, mida nende rajatiste all mõeldud on siis nimetatud ja muidugi, kui need rajatised vajavad elektri ja sidekaableid, siis ka neid on lubatud koos selle rajatisega ehitada. Nüüd, kui seni oli lubatud olemasoleva elamu tarbeks rajada tehnovõrke ja rajatisi, siis nüüd on lisatud ka erandina, et tehnovõrke ja rajatisi on lubatud ehitada ka avalikus kasutuses oleva hoone tarbeks. No näiteks on varasemast ajast ehituskeeluvööndis paiknevad koolid, muuseumid, siis ka selliste hoonete jaoks on vaja ehitada rajatisi ja see nüüd on lubatud. Nüüd on tekkinud küsimusi, et mis on tehnovõrk ja rajatis. Otseselt sellist terminit seaduses ei ole küll, aga ehitusseadustik ütleb ära, mis on tehnosüsteem ja sellest mõistest saab edasi tuletada siis, mis on tehnovõrk ja rajatis, ehk see on tegelikult vaid seadmete, paigaldiste ja kommunikatsioonide kogum koos vajalike konstruktsiooni elementidega, et teed ei saa selleks siia hulka arvestada, vaid siis elektriliinid või siis ka kommunikatsiooniliinid võivad siin olla. Nii, nüüd vaatame järgmist erandit, mis on seotud hoonetega, et kui on nüüd tegemist hoonestatud kinnistu, ükskõik milline hoone. Kui enne oli jutt, et miks peab olema ainult elamu, siis ei pea olema elamu, võib olla ka mitte elamu. Siis sellise hoonestatud kinnistu õuemaale on lubatud ehitada selliseid rajatisi, mille jaoks ei ole vaja esitada ehitusteatist ja saada ka ehitusluba, aga tingimusel, et need rajatised oleksid siis väljaspool veekaitsevööndit ja õuemaa piires. Et jällegi need teatud tingimused peavad olema täidetud, ehk siis kui on olemas mis tahes õiguslikul alusel ehitatud hoone, siis sellel samal kinnistul, selle õuemaa ulatuses on lubatud nii-öelda neid vaba ehitustegevuse rajatisi ehitada.
Et oluline on rõhutada, et siin on sõna rajatis, mitte ehitis ehk teisisõnu hooneid ei või selle erandi alusel ehitada. Nii, võib edasi minna. Nii, ja vaatame nüüd lõikes 5 olevaid erandeid, mis seni, mäletate, oli ainult kehtiva planeeringu alusel lubatud ehitistele kehtiv, siis nüüd on lõige 5 täielikult muudetud ja toodud on välja võimalus, kus planeeringut ei ole vaja koostada üldjuhul, vaid ehitiste ehitamine on võimalik Keskkonnaameti või kohaliku omavalitsuse nõusolekul. Siin on nüüd toodud terve rida ehitisi, mis enamasti on rajatised, aga mõnedel juhtudel on tegemist ka ehitistega, ehk siis võivad olla ka hooned, näiteks pinnavee veehaarde ehitis, siis võib olla hüdromeetriaama, seirejaama ehitis, vesiviljeluse ehitis, piirivalve ehitis või ka päästeasutuse hoone võib olla siin ehitisena. Ja erand võib olla ka siis elamumaal teatud juhtudel. Võib olla ka siis hoone, et saab lubada. Aga nüüd on siis väga oluline tähele panna, et millest sõltub see asukoht, millal Keskkonnaamet või kohalik omavalitsus saab anda siis nõusoleku. Ja siin on piiritletud, et kohalik omavalitsus saab ise otsustada ainult alevis, linnas asustusüksusena või alevis. Need liigitused, et kus lõpeb linna asustusüksusena, siis see on tekitanud väga laialdaselt küsimusi, sest ka tavainimesed ei saa aru, kus tegelikult linn lõpeb või linn algab, sest näiteks Haapsalu puhul on olemas linna asustusüksus, siis on linn vallana ja inimesed arvavad, et see linn vallana kuulub ka tegelikult linna hulka, et see tekitab väga palju segadust ja ilmselt hakkab tekkima ka sellest palju küsimusi. Aga see tuleb siis esmalt ära eristada ja tuleb ka tähele panna, et küla tihe asustusalal on siiski vajalik Keskkonnaameti nõusolek. Et tihe asustusala ise ei ole määrav, vaid määrav on see, kas see ala asub alevikus, alevis või linnas asustusüksusena. Ja lisaks on ka kaitstavatel aladel vajalik saada Keskkonnaameti nõusolek. Et see tuleneb juba looduskaitse seadusest paragrahvist 14 lõige 1. See ei muutu. Ehk siis see lõige annab võimaluse ehitada, kui te nüüd vaatate seda viimast rida, kõik võimalikke rajatisi. Kui selle rajamine ei ole võimalik või otstarbekas väljaspool ehituskeeluvööndit ja kui nüüd kohalik omavalitsus annab ehitusloa, projekteerimistingimused, siis tuleb alati teha ka selline kaalumine, et miks ei saa seda ehitist ehitada väljapoole ehituskeeluvööndit, et põhireegel ikkagi kehtib, et ehituskeeluvööndis me ei ehita, ei luba ka ehitada ja kui nüüd tõepoolest ei ole võimalik mingisugusel põhjusel ehk siis erandlikul vormil, siis on võimalik nõustuda sellega. See lõige 5 ei tähenda seda, et alati tuleb anda nõusolek, vaid seda tuleb siiski kaaluda ja selleks Keskkonnaameti või kohaliku omavalitsuse nõusoleku lõige säte ongi siia pandud, et tuleb alati kaaluda, see kaalumine läbi viia. Nii edasi ma olen toonud järgmistel slaididel ka teile jooniseid, kus veidi saab selgemaks. Aivar Aruja soovib küsida, palun. Ja. Aitäh. Ma küsin ühe lihtne näite. Te ütlesite kaalumine. Kui rajatakse biopuhasti ja eelvooluna on olemas, sest et on lubatud eelvoolu juhtida, ja see torustiku saab ainult, kas siis peab ka kaaluma? Alati tuleb kaaluda, sellepärast, et teil on näiteks superrannad,
kus ei saa te peate me räägime tavalisest jõest, kus ei ole, ütleme, tavaline jõgi või on siis maaparanduse eesvool, mis on riiklikult, kuhu võib läbi biopuhasti juhtida heitvett ja sellise trassi vedamine ju lihtsalt põhjendada, et teist kaudu ei saa, et tundub natuke naljakas, kui te ütlete, et igal juhul tuleb põhjendada. Igal juhul tuleb põhjendada seepärast, et neid aspekte, mida tuleb kaaluda, on hästi palju. Siin on põhjavee kaitse, siin on veekogude kaitse, sest igasugune immutamine, olgu see kas või biopuhastist, mõjutab põhjavett. Oluline on ju arvestada ka hoonete tihedust paiknemisel. Ja see nüüd ongi kohaliku omavalitsuse suur vastutus, et tagada ka keskkonna hea seisundi säilimine tulevikus, kui te selliseid otsuseid teete. Sest ühe ehitise puhul võib-olla seda mõju ei pruugi tekkida ja koheselt ta kindlasti ei teki, küll aga paljude ehitiste koosmõjul aja jooksul on see mõju võib olla väga oluline. No võib-olla ma rõhutan lihtsalt seda, et haldusaktil on omad normid ja et te sellega te annate tegelikult haldusakti välja ja haldusaktis peab kaaluma neid võimalikke riske. Kui põhjalikult, kui pikalt, see on jah, erinevate kaalutluste puhul erinev natukene, erinevatel nendel ehitistel ja rajatistel on erinevad keskkonnamõjud, aga täiesti kaalumata te ei saa jätta, et lihtsalt lubatud. Et Neeme Suur ka proovib küsida, nii palun. Ja kui tohib, siis ma ikka küsin, et ma ei proovi. Jah. Et see siis tegelikult ikkagi laiendab olemasolevat regulatsiooni, mitte ei kitsenda, ehk siis, et kehtiva planeeringu alusel lubatud ehitamine veekaitse ehituskeeluvööndis, õigemini siis ehituskeeluvööndis, mitte veekaitsevööndis, et see ju jääb sinna, kus ta on, et see jääb nii, nagu ta on, et see ei kitsenda seda planeeringu alusel ehitamist, on ju niimoodi. Jah, põhimõtteliselt see annab lihtsalt, ütleme, protseduuri lihtsustamise võimaluse, et kui varem oli nõutud, et nende asjade ehitamiseks on vaja planeeringut, siis nüüd piisab sellest, kui Keskkonnaamet või kohalik omavalitsus teeb oma kaalutluse ja annab välja haldusakti. Kui te nüüd vaatate neid näiteid, siis siin on nimetatud ka see, et kui on tegemist hajaasustuses olemasoleva elamu õuemaaga, siis kui varasemate näidete puhul oli lubatud olemasolevast õiguslikul alusel ehitatud hoonest maismaa suunas ehitada, siis nüüd on võimalik Keskkonnaametil või ka omavalitsusel nõustuda sellest hoonest veekogu suunas ehitamisega õuemaal väljaspool veekaitsevööndit. Ja ka olemasolevate ehitiste laiendamine on nõusolekul lubatud rohkem kui 33%, sest tavaerand üldjuhul võimaldas kuni 33% laiendada, aga siis nõusolekuga nüüd on lubatud ka suuremas mahus võimaldada laiendamist. Nii, kui küsimusi ei ole, lähme edasi ja vaatame need mõned näited ära, mis olid just eelnevalt nimetatud loetelust. Et siin ongi nüüd toodud üks näide, kus on hajaasustuses elamu õuemaa ja sellest on vajalik näiteks ehitada hoonetest veekogu suunas, siis Keskkonnaameti või omavalitsuse nõusolekul on võimalik kaaluda ja lubada ehitamist ka veekogu suunas, aga väljaspool veekaitsevööndit ja siiski õuemaa jääb piiraks. Nii, ja järgmine näide siis on samamoodi selle viimase loetelus toodud punkti kohta, kus on võimalik kõiksugu rajatisi lubada ehituskeeluvööndis Keskkonnaameti või omavalitsuse nõusolekul, kui see rajamine ei ole otstarbekas või võimalik väljaspool ehituskeeluvööndit. Ja siin on oluline, mis see eristab, on see, et siin ei ole siduvaks enam õuemaa ega ka veekaitsevöönd, aga need on ainult rajatistele siis. Nii.
Ja siin olen ma kogunud välja nüüd need erinevad võimalikud variandid, mis teil võivad tulla ette hajaasustuse puhul, kuidas need hooned võivad paikneda, et siin oli eelnevalt hästi mitmeid küsimusi, et aga kui on nii, siis mis võimalused on. Et siin tumeda kastiga on näidatud elamu, et vasakul pool siis on lubatud elamust, number 1 joonisel elamust maismaa suunas, on lubatud ehitada õuemaal, kui on vajalik veekogu suunas, siis omavalitsuse või Keskkonnaameti nõusolekul ehitustegevus ja väljaspool veekaitsevööndit. Siin teine pilt näitabki sama olukorda, kui õuemaa ulatub veepiirini näiteks, siis veekaitsevööndis ei saa lubada ehitamist ka omavalitsuse või Keskkonnaameti nõusolekul. Kolmandal variandil, kui näiteks üks õiguslikul alusel ehitis asub päris veepiiril, näiteks ta on siis paadikuur või mingisugune vana aja saun, siis ehitamine on lubatud sellest õiguslikus alusel hoonest maismaa suunas, see 3. joonis, eks ole, aga jällegi väljaspool veekaitsevööndit, ehk siis veekaitsevööndis ehitamine ei ole lubatud. 4. joonis iseloomustab seda, kus elamut ei ole, aga on näiteks mingisugune muu hoone, näiteks ainult saun hajaasustuses, siis sellisel kinniste õuemaal on lubatud rajatiste ehitamine, kui ei ole vajalik ehitusteatise esitamine ega ehitusluba ei ole vaja, aga siis õuemaa piires väljaspool veekaitsevööndit on võimalik uusi rajatisi ehitada. Ja siis ka 5. pilt täpselt samamoodi, kui on mis tahes muu hoone, mis ei ole elamu, siis õuemaal on lubatud nende vaba ehitustegevuse rajatiste ehitamine, mis ei vaja ehitusteatist ega luba. Ja hästi oluline on see viimane lause, et KOV-i ja kealoal võib igal pool lubada ehitada rajatisi. Just, mis on siin legendis see viimane lause, see on oluline ka. Nii, aga siis läheme nüüd vaatame edasi, kui siin küsimusi ei ole tekkinud. Tekkis Viktoria Jürgensonil, palun. Ja, küsin üle. Ma saan aru, et ühel aastal on mul õuemaa, nagu see näites, kõige vasakpoolne õuemaa on selle pisikeala. Ma laiendan, põhimõtteliselt omanik võib laiendada, võtta enda käsutusse selle õuemaa ala kuni veepiirini ja siis järgmine aasta, et tal on õuemaa palju suurem ja siis nagu ta võib siia ehitada. Saan õigesti aru. Et iga aasta te ju muudate õuemaa ala põhikaardil. Ja Maa- ja Ruumiamet tõepoolest iga aasta vaatab üle need alad ja õuemaa ulatuse laienemine ei ole piiratud ega keetud, see ei ole kohaliku omavalitsuse ega Keskkonnaameti nõusolekul. Kui see majandusvöönd seal hoonete ümber laieneb, siis tõepoolest need erandid ka laienevad. Aitäh. Nii, vaatame ka tiheasustuses üle need näited, et millal ehitada tohib ja milliseid ehitisi siis. Et siin on jälle hästi lihtsustatud joonisel välja toodud see hoonete rida, mis paikneb tiheasustuses, siis sellest hoonete reast välja kujunenud ehitusjoonest on lubatud ehitamine maismaa suunas ja ka nende hoonete laiendamine piiramatus mahus maismaa suunas, kui aga soovitakse ehitada veekogu suunas välja kujunenud ehitusjoonest, siis siin on lubatud ehitusteatist ja luba mitte vajavate rajatiste ehitamine õuemaa ulatuses. Sama rajatiste ehitamise võimalus laieneb ka juhul, kui on tegemist hoonestatud katastriüksusega, siis see parempoolne väikene üksikhoone iseloomustab seda, et selle katastriüksuse alal on lubatud ehitusteatist ja ehitusluba mitte vajavate rajatiste, mitte hoonete, vaid rajatiste ehitamine väljaspool veekaitsevööndit. Nii, aga siin on veidi rohkem piiratud ehitustegevus kui hajaasustuses. Nii, vaatame edasi. Nagu enne juba oli juttu, et muutuvad omavalitsuse õigused ja suureneb vastutus.
See tähendab seda, et kohalik omavalitsus võib nüüd ise ranna ja kalda ehituskeeluvööndit suurendada või vähendada üldplaneeringuga. Ehk siis see vähendamine toimub üldplaneeringu alusel ja selleks peab kohalik omavalitsus ise nüüd läbi viima kaalumise, kas see vähendamine on kooskõlas ranna ja kalda kaitse eesmärkidega. Ehk siis see kaalumine tuleb läbi viia samasugusel kujul, nagu Keskkonnaamet seda seni on teinud. Aga nüüd tuleb oluliselt tähele panna, et kaitsealal, hoiualal, püsielupaigas ning ka väljaspool linna asustusüksusena Alevit ja Alevikku peab omavalitsus saama selleks endiselt Keskkonnaameti nõusoleku, nii nagu see seni oli. Aga siis need erandid, need linnas asustusüksusena Alevis ja Alevikus saab siis kohalik omavalitsus seda iseseisvalt otsustada. Ja oluline on ka see, et enam ei ole vaja taotleda või läbi viia planeerimismenetluses ehituskeeluvööndi vähendamise otsustamist eraldi menetlusena, vaid see toimub kõik planeerimismenetluses planeeringu kooskõlastamisega, kui vööndi vähendamist küsida Keskkonnaametilt selleks nõusolekut, siis see toimub kõik kooskõlastamise protsessis. Et see lihtsustub ja kiirendab planeeringute läbiviimist. Nii et siin teil töökoormus ja vastutus suureneb, te peate ise selle kaalumise läbi viima. Oluline on ka see, et kui ala asub väljaspool linna, kui asustusüksust Alevit või Alevikku, siis võib elamumaa sihtotstarvet katastriüksustel ja planeeringu suurematel aladel elamumaa juhtotstarvet määrata ehituskeeluvööndis, mis võib ulatuda ka piiranguvööndi ulatuses metsamaal näiteks siis ainult Keskkonnaameti nõusolekul. Nii, vahepeal ma vabandan, Neeme Suur jäi nüüd tähelepanuta, et ta tõstis käe, ma kardan, et see oli veel eelmise slaidi kohta. Nii, lähme tagasi. Ja põgusalt lihtsalt üldplaneeringuga vähendamine, see ju käsitleb ka üldplaneeringut muutvaid detailplaneeringuid. Jah. Just. Nii, ehk siis elamumaa sihtotstarbe juurde tagasi tulles, siis seda ei saa enam määrata kohaliku omavalitsus iseseisvalt, vaid peab saama Keskkonnaameti nõusoleku. Ka külades on vajalik Keskkonnaameti nõusolek, ehk siis ka külade tiheasustusaladel. Ka tiheasustusala määramine ja laiendamine ei saa toimuda ehituskeeluvööndis Keskkonnaameti nõusolekuta, vaid see peab toimuma siis üldplaneeringu alusel ja Keskkonnaameti nõusolekul. Kui on tegemist uue tiheasustusala moodustamisega ranna või kalda piiranguvööndis, siis see on jätkuvalt keelatud ja selleks erandiks nõusoleku tuleb saada siis Vabariigi Valitsuselt. Et oluline on see, et siin ei ole mitte ainuüksi ehituskeeluvööndis nõusolek vajalik, vaid kogu piiranguvööndis ehk laiemalt. Neeme Suur taas on vist käe tõstnud. Ei, vabandust, unus üles. Nii, teeme nii. Nii, ja nüüd, kui on hästi palju erandeid, siis võib-olla tekib küsimus, et millal üldse planeeringut vaja on ja kas üldse on vaja ehituskeeluvööndis ehitamiseks planeeringut, siis see võimalus ja kohustus ikkagi jääb mõningatel puhkudel. Esiteks on planeeringut vaja koostada siis, kui seda nõuab planeerimisseadus või kui üldplaneering määrab või mingisugused alad detailplaneeringu kohustusega alaks. Või teine võimalus, kui ehitamist ei võimalda ükski looduskaitseseaduses juba praegu räägitud eranditest, lõikes 4 nimetatud erandid või siis ka lõikes 5 nimetatud puhkudel ei katta see kohaliku omavalitsuse ja Keskkonnaameti poolt antav nõusolek ehitamise vajadust ära, siis on võimalik koostada siiski planeering
No näiteks juhtudel, kui hoone ehitamiseks on vajadus väljaspool elamu õuemaad, kui hoonet on vaja ehitada hoonestatud maal, kus puudub elamu, või siis ka täiesti hoonestamata maal. Sellistel juhtudel on siiski planeeringu läbimine vajalik ehituskeeluvööndi puhul. Nii, ja rakendussätted on ju praegu veel mitmeid planeeringuid, mis on septembriks kehtestamata, kuidas nendega toimida. Et mõned planeeringud, mis on läbinud ka Keskkonnaameti kooskõlastuse enne septembrit, aga pole veel kehtestatud, siis tuleb siin tähele panna, et kui planeeringuga on kavandatud tiheasustusala laiendamine, siis enne kehtestamist tuleb siiski korrata planeeringu kooskõlastamist Keskkonnaametiga, kui seda planeeringu lahendust just ei muudeta, et see nõusolek siis saada, või teine võimalus, kui kavandatakse veel kehtestamata planeeringutes elamumaa sihtotstarvet või siis ka laiendatakse tiheasustusala, ka siis on vaja nende planeeringute kehtestamiseks saada eelnevalt Keskkonnaameti nõusolek. Ehk siis ka pange siis tähele, et elamumaa või tiheasustusala määramisel siis on vaja Keskkonnaameti nõusolek. Et neid planeeringuid on päris mitmed. Keskkonnaametil on endal teave üldplaneeringutest, mis on kooskõlastusel käinud Keskkonnaametis, aga ei ole veel kehtestatud. Siis meie andmetel on need planeeringuid, üldplaneeringuid on praegu 11. Kui te ütlete, et see nimekiri ei ole päris õige, võite seda täpsustada, aga need planeeringud, juhul siis, kui nendes planeeringutes kavandatakse elamumaa juhtotstarvet ehituskeeluvööndis või siis ka tiheasustusala laiendamist, siis on vajalik saada Keskkonnaameti täiendav kooskõlastus. Nii et te ise teate, millisest vallast te siin olete, et millised planeeringud vajavad siis kooskõlastamist uuesti. Nii, ja lõpuks ma lubasingi viimasele slaidile panna aadressi, kus kohast saate lugeda looduskaitseseaduse muudatusettepanekute loetelu selgitusi ja ka seletuskirja, siis Riigikogu menetlusdokumentides on need ilusti üleval. Et soovitan lugeda ja tutvuda seadusandja mõttega, et kuidas siis täpsemalt rakendada neid mitmeid erandeid. Ja minu poolt kõik. On teil nüüd küsimusi? Mina praegu ei näe küsimusi. Küsimuste vastuste aknas on üks küsimus Laur Palmilt. Millal uuendused seoses ehituskeeluvööndi arvestamisega veekogu piirist kitsenduste kaardile jõuavad? Mulle teadaolevalt on Maa- ja Ruumiametile tehtud see ülesandeks seisuga 1. detsember käesoleval aastal. Ehk kindlasti nad 1. septembriks ei jõua, küll aga peaks nad jõudma sinna 1. detsembril. Aga ma hoiatan kindlasti kohalikke omavalitsusi, et tegelikult see ehituskeeluvööndi ulatuse tõlgendamine ei ole niisama lihtne ka mitte sellepärast, et lammimuldade puhul, mis on need suurte üleujutustega siseveekogudel, eks ju, selleks üleujutusala nii-öelda piiri määramise aluseks, siis need ei ole korrektselt ja kardetavasti need ei jõua ka 1. detsembril sinna määratletud. Samuti astangute peal on erandid, millega peaks arvestama, mis ka sisemaa astangutel ei ole korrektselt kajastatud ja neid 1. detsembriks ei suudeta parandada. Ja lisaks on natukene mure neil Maa- ja Ruumiametis ka juba kehtivate planeeringute alusel
vähendatud või laiendatud ehituskeeluvööndite ulatuse kuvamisega. Ehk teisisõnu võiks ju mõelda, et need on sinna planki üles laaditud, võiks olla sealt võetavad, aga seda tehnilist lahendust siis ei ole veel leitud niimoodi, et tegelikult peaks iga kohalik omavalitsus hoiatama inimesi, et kui nad lähevad sinna kitsenduste rakendusse, siis nad võivad saada indikatsiooni, aga tegelikult seda absoluutselt õiget kitsenduste ulatust nad sealt ei leia, aga näiteks metsamaa kõlvikule laieneva ehituskeeluvööndi erand ei kajastu seal ja ei hakka ka suure tõenäosusega 1. detsembrist kajastuma. Et need on kõik sellised tehnilised lahendused, mille osas teadaolevalt Maa- ja Ruumiamet suhtleb Kliimaministeeriumiga, et kes neid arendusi kataks. Et lihtsalt nende jaoks kõige lihtsam on hakata kajastama siis nende enda hoitavate andmekogudest tulenevate kitsenduste, sellist nii-öelda automaatset ulatust. Aga nende erandite kajastamine jääb ikkagi selliseks, ütleme siis, mitteregulaarseks või kõik erandid kindlasti seal kitsenduste rakendusel 1. detsembrist kajastuma ei hakka. Tere, võin täiendada korraks? Ja palun ikka. Kliimaministeeriumist, et ja Maruga on maha istutud ja seisame selle eest, et koostöös saaks võimalikult nii-öelda kiiresti, aga jah, praeguse seisuga on kokkulepe, et 1. detsembrist põhiregulatsiooni vööndid, mis nüüd 1. septembrist muutuvad, et siis kindlasti saaks need piirid kuvatud ja eks see on jah, niisugune laiem teema, et kõik need planeeringud, mis nagu muudavad, eks see, et see algab juba ka sellest, et nagu need peavad saama tehniliselt õigel kujul, et siin ei saa nagu Marule ainult etteheiteid kindlasti teha, et see süsteem, et KOV-idest tuleks need digitaalsed kihid, et need muudatuseks saaks kuvatud, et eks loomulikult selle eest seisame, et ta võimalikult täpset infot kuvaks ja ennekõike põhiregulatsioon ja 1. detsembriks oleks õige ja Maruga on praegu ka kokkulepe, et nüüd, kui seadus jõustub, et sinna ka tuleks info välja, et need veekoguäärseid kaitsevööndite ulatusi ei kuva vastavalt viimase looduskaitseseaduse muudatustele. Aitäh. Siim Orav on tõstnud käe. Siim, palun. Ja minul on küsimus nende metsakõlvikute kohta, et kui ma võtan selle ka Maa-ameti põhikaardi, siis ma näen neid metsakõlvikuid nüüd selle viimase ülellennu seisuga. Aga need kõlvikute piirid ka ajas muutuvad, et millisest peab lähtuma? Kas see, mis on viimane Maa-ameti põhikaart või mingisugusest varasemast metsakõlviku piirist? Ikka kehtivast, see, mis te näete otsustamise hetkel. Aga tuleb ka arvestada sellega, et kui on tegemist maatulundusmaaga ja metsamaal on kohustus metsaomanikul metsa uuendamiseks, siis tuleb järgida seda, et sel juhul, kui Maa-amet on kaardistanud ümber, ta on seni kaardistanud küll olemasolevat olukorda, aga see ei vähenda metsaomaniku kohustust metsamaad uuendada. Anne viitab sellele, et meil on olnud olukordi, kus Maa- ja Ruumiamet, kes fikseerib ülelennuaegse pildi põhjal olemasoleva olukorra, on tõlgendanud mõned tegelikult legaalselt metsamaad, mis on ebaseaduslikult raadatud ja seal on alustatud ehitustegevust, et Maa- ja Ruumiamet on need kõlvikud kaardistanud mitte metsamaaks. Aga kui me oleme selle tuvastanud, et tegelikult see metsamaa kõlvik ei ole kadunud sealt õiguslikul alusel
toimunud tegevuse tagajärjel või tulemusena, et seal ei ole esitatud raadamisteatist, vaid näiteks harvendusraie teatisega alale on alustatud ehitustegevust, siis me oleme sellele tähelepanu juhtinud ja Maa-amet on kõlvikut tagasi muutnud ja meil on olemas praegu juba ka kohtuvaidlustes lahendid, kus kohus on öelnud, et jah, see kõlviku muutus oli ebaseaduslik ja see ei laienda ehitusõiguseid. Ehk teisisõnu, see Anne viitaski sellele, et sellisel ebaseaduslikult likvideeritud metsamaal on taasmetsastamise ja metsa kasvatamise kohustus. Et see ei vabasta maaomanikku sellest vastutusest. Aga see võib mõnel juhul jah, tõesti olla keeruline. Et te vaatate ka heauskselt ja meie oleme alati soovitanud siis kontrollida, et kui varasem metsamaa ulatus oli teistsugune, siis on võimalik võtta metsaregistris arhiivist välja, kas on seal peal olnud raadamisteatis. Ja kui raadamisteatist ei ole, siis on tegelikult metsamaa säilitamise kohustus. Keerulisem lugu on siis muidugi sellega, kui metsamaa on nii-öelda loodusliku protsessi tulemusena laienenud. Ja siis tõepoolest liigub see nii-öelda ehituskeeluvööndi ulatus koos varasemate lagekõlvikute metsastumisega kaasa. Nii, Siiri Treimann küsib ja palun. Tere! Mul on selline probleem, et kui inimene on saanud ehitusloa ehituskeeluvööndi servale elamu ehitamiseks ja reova käitlemiseks on ette nähtud kogumismahuti, kui tal on maja valmis ehitatud, siis esitab taotluse omapuhasti rajamisega ja suuplaks näeb ette jõe. Et kuidas sellisel juhul suhtuda asjasse, sest ütleme niiviisi punktilt võttes on tal legaalne õigus, see on olemasolev elamu ja sinna siis reoveekäitlussüsteemi muutmine. Aitäh! Meie ütleme sellel puhul, et kui te annate välja seda elamu ehitusluba, siis me väga-väga tungivalt palume, et te koheselt vaataksite tervikpildile otsa, kus saavad kulgema juurdepääsuteed, kommunikatsioonid ja kõik selle elamu toimimiseks vajalik. Et kindlasti palume tungivalt mitte väljastada ehituslube, kus ei ole näidatud selle kasutamise